Olles valmis, Vivatbet. Sardiinia ralli avapäev oli sündmuste rohke. Palju oli ebaõnne, palju oli katkestamisi, avariisid ja ka neid, kes pärast üle katuse rullumist said edasi võistelda. Kuid päeva lõpuks on selge, et liidri kohal asub Toyotaga sõitev vanameister Sébastien Ogier. Hyundai piloot Adrien Fourmaux kaotab talle 2,1 sekundit ning kolmas on Ott Tänak pisut üle 7 sekundilise allajäämisega. Kõige raskemaks osutus sellel päeval päeva teine ja 5. kiiruskatse, see on uus kiiruskatse, millest me muuseas ka täismängu rallit sissejuhatavas saates ka rääkisime, kus me kohapeal käisime. Selle katse esimesel läbimisel katkestasid 3 M-spordi Fordi kõik teelt väljasõitude tõttu ja teistkordsel läbimisel sai see kiiruskatse saatuslikuks valitsevale maailmameistrile Thierry Neuvillile, kes oli sel hetkel liidri kohal, kuid ka ühel kitsamal hüppel tegi väikse vea ja kaotas autol ratta ning pidi võistluse selleks korraks katkestama. Uuel päeval ta kindlasti tuleb rajale tagasi, aga suures mängus ta enam ei ole. Ott Tänak püsis läbi terve päeva tippkonkurentsis, võites esikoha nimel, võitis kiiruskatseid ning tundus juba, et kõik on sisust ideaalne, kuid päeva eelviimase kiiruskatsel juhtus midagi amortisaatoriga, amortisaator jooksis tühjaks ning see avaldas suurt mõju ka siis viimasel kiiruskatsel, kus tuli 10 kaotussekundit Sébastien Ogier'le ning see kukutas siis Tänaku päeva lõpuks 3. kohale. Kuulame nüüd, mida Ott Tänak ise päevast arvas. Ott Tänak, Sardiinia ralli esimene päev läbi 3. kohal. Ilmselt see amordi probleem jättis kõva välja ikkagi pärast lõunasele ringile. Peale lõuna iseenesest hakkas okeilt, positiivselt, et tee oli kindlasti palju puhtam, pidamist rohkem ja ilmselgelt auto töötas paremini, et keskmisel lapsel katsel siis sain aru, et on keeruline, et oli suht palju võitlemist seal ja ei tulnud väga lihtsalt, et katse lõpp läks juba päris hulluks ja ega ma lõpuni kohe aru ei saanud, sest väljast ei paistnud midagi, et kuskilt midagi lekiks, aga suht kohe viimasele katsele sisse seal juba esimene koht oli aru saada, et amort on tühi ja see töötab ainult vedru peal. Kas 4. katsel, kui pärastlõuna edukalt algas, kui palju seal tingimused sulle sobisid ja kui palju õnnestus ka puhtalt autot ennast enda jaoks paremini toimima saada? Peale lõuna tundus tegelikult okei, et kui pidamist on rohkem, siis balansi probleem on vähem märgatav, aga eks näis, mis homme hommikul saab, kui jälle pidamist vähem. Arvestades olukorda, et amort tühi ei töötanud, siis ka kaotus viimasel katsel oli ju nagu seeditav või kuidas ise sellele vaatad? 10 sekundit ära kinkida on ikka suht valus, et jah, seda. Eks me peame jälle hakkama tagasi sõitma, aga ilmselgelt Ogier ka niisama aga ei loksu seal, et tema vastu ütleme, et igat sekundit on ikkagi suht raske võtta, et selleks peab ikka vaeva nägema. See keskmine katse oli sõidjatele paras peavalu, et tõmbas kogu päeva peale 6 ralli 1 meest välja, et kas see üllatas ka, et see katse nüüd nii palju draamat pakkus? Ega sellist asja kunagi ette ei näe ja ma arvan, keegi teadlikult draamat tegema ei lähe, et eks ta mingil määral oli üllatav küll, aga suht omamoodi kiiruskatse ka, et väga palju sirgeid ja siis mingid ülipikad, mingi 200 meetrit pööravad kurvid, et imelik tee, aga jah, ülikitsas ja ilmselgelt ei andestanud absoluutselt. No, homsed kiiruskatsed on seal tuttavamaid kohti, et mis sa homsest päevast ootad ja arvad? Loodetavasti homme hommikul oleme paremas vormis kui täna hommikul ja eks siis edasi näis sealt. Kas see vorm seisneb ainult sinus või see on nagu autos küsimus, või kuidas sa ennast autos tunned? Eks see lõpuks on meie kombo, et eks me peame lõpuks kokku töötama, et ei saa auto ilma juhita, ei saa juht ilma autot. Kas võib ütelda, et see, kuidas see kooslus ikkagi nagu läks päeva peale ja teevad kogu aeg aina paremaks? Ma ei tea, nii ma ei ütleks, eks see on suht standardlugu tegelikult, et kui on vähe pidamist, siis mulle isiklikult lihtsalt ei sobi see viis, kuidas auto sõidab, et on see alajuhitav auto, aga mul on lihtsalt ülikeeruline ja eks ma olen nii palju kaua juba sõitnud, et ei suuda uusi trikke enam õppida. Vivatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6.
Sardiinias on kohal ka 2 meie WRC2 arvestusest sõitvat rallimeest ja tegelikult mõlemad mehed olid tihedas konkurentsis päris heas tempos sõitmas, kuid päeva lõpuks tulemus ei ole siis päris see, mis meestele rõõmu valmistab. Robert Virves on 6. kohal ja ei olnud tal õiget hoogu võib-olla teisel ringil ja tuli välja, et ka tiim oli andnud seal omad korraldused, ei tohigi täishooga sõita. Ja Robert Jürgenson liikus seal 4.–5. koha positsioonil, kui viimasel pikal kiiruskatsel kadus roolivõimendi ja pidi pool seda teed sõitma siis nii-öelda mehaanilise rooliga täiesti jõust seda väntama, kaotas päris palju aega. Aga vaatame nüüd, mida nii Robert Virves kui Robert Jürgenson selle ralli esimese päeva kohta ise rääkisid. Robert Virves, Sardiinia ralli avapäev sõidetud, WRC2 punkti arvestus sõitus meestest 6. koht, et kuidas ise seda päeva kokku võtad ja hindad? Selles osas on, ma arvan, positiivne, et vaadates, kui palju täna toimus, siis me suutsime nii-öelda puhtalt läbi tulla, aga samas teisest küljest meie nagu mingit võidusõitu ei tee, et sihuke 2 otsaga asi. No teisel ringil tempo langes, et hakkasid rohkem hoidma ja säästma. Kokkuleppel nii-öelda teiste kaasosalistega siis pidin niisuguse hoiaku võtma. Et põhiline on see, et lihtsalt sõita puhtalt see ralli läbi ja jõuda lõpuni, et see on nagu tiimisoov ka. Just. No kui raske või keeruline on, ütleme just niisuguseks mitte maksimumi peale mõeldud sõiduks ka keskenduda, kui kiiruskatse starti lähed, et see on kuidagi teistsuguse tundega pead minema? Jah, eks ta sihuke teistmoodi on, et mingit nagu rütmi on raske saavutada ja nüüd teine ring ju tegelikult esimese ringi lõpus natuke auto koha pealt ka ma kindel ei ole, aga ma kardan, et taga on vedrustusega midagi ka kehvasti, et mul tundus, et see ka süvenes selle teise ringi vältel. Mitte, et see meie tulemust otseselt liialt palju mõjutaks, aga ütleme jah, ei ole erilist naudingut olnud. No, kui sa vaatad neid kiiruskatseid, kuidas need autole üldse mõjusid ja kuidas teed sinu vaate läbi olid just sel hetkel, kui sina oma autoga sina sõitsid, sa väga ees ju ei olnud tegelikult? Ütleme, olude poolest ma arvan üllatavalt heas seisus olid ikkagi lõpuks. Et eks eriti see teine katse, see oli ise, seal oli niivõrd kitsaid sektsioone, et päris raske oli nii-öelda tee peal ära mahtuda. Et aga suures osas ma arvan, et teede seisukord oli ikkagi pigem okei. No mis ideed või mõtted siis homseks on, samamoodi tuleb kergel säästul edasi jätkata? Ma kardan küll, jah. No edu sulle selleks. Robert Jürgenson, Sardiinia ralli esimene päev sõidetud. Päev oli ilus kuni viimase kiiruskatseni, kus tuli suur kaotus, mis seal siis juhtus? Roolivõim, et pool katset saime sõita ja siis järgmised, ma ei teagi, palju sealt oli, mingi 17 või midagi sellist, pidime sõitma ilma roolivõimata, et käed on üsna läbi, aga jah, nii ta läks seekord, selles suhtes, eks ralli värk vist tundub, et eks tuleb seda positiivselt vaadata ikkagi vähemalt. See, mis sai öeldud enne rallit, et proovime reedel kiiremad olla, seda me suutsime teha vähem. Ma tulen oleks roolivõimu juurde tagasi, et on teada ka, mis pärast, kas oli sai kiviga midagi pihta või jooks tühjaks või midagi? Genekari oli katki ja sellepärast roolivõim kadus ära ka, et vahetasime ülesõidul Genekarihma ära uuesti ja nüüd jälle toimib. No tervikuna, nagu sa korra juba hakkasid rääkima ka, et see kiirus oli juba parem ja ütleme see, nagu sa rääkisid ka Portugalide lõpus, et sa leidsid juba mingi hoo ja ütleme, selles suhtes võib päevaga rahul jääda, kui arvestada seda, et sa rohkem nagu õppimise peal oled väljas.
jah, kui nii vaadata seda küll, aga eks ma hakkasin juba maitsma midagi suuremat, et eks seal juba võib-olla asi läkski liiga ilusaks ära, et kahju jah, et ta siin viimasel katsel tuli, aga nagu sa ütlesid, siis jah, pigem peab ikkagi rahul olema, et suutsime selles suhtes ise vigu vältida, et nagu näha, siis tänane päev oli ikkagi paras romuralli mingi hetk, et eriti see üks katse, et millal me tegelikult tundsime ennast üsna hästi, et selles suhtes jah, nii on. No tervikuna, kui sa vaatad neid kiiruskatseid, et oli siis võistlusolukorras parem või halvem, kui sa eeldasid? Kusjuures isegi parem, ma ütleks, et ei olnud nii hull kui Portugalis mingid katsed ikkagi, kus tekkis rohkem neid erinevaid löökauke ja maakive tuli rohkem välja, et võib-olla nüüd see viimane katse oli veidi rahvim, aga selles suhtes oli Sardiinia isegi üllatavalt liivane mingitel katsetel, et eks homsed on võib-olla veidi teistsuguse iseloomuga, aga täna oli üsna liivane lugu. Selge edu! Aitäh! Laupäeval sõidetakse Sardiinia MM-rallil 6 järgmist kiiruskatset, need on sõitjatele juba tuttavamad, veidi teistsuguse pinnase ja iseloomuga kui reedesed kiiruskatsed. Loodame loomulikult, et Ott Tänak püsib ralli kokkuvõttes esikoha konkurentsis ja meie WRC2 sõitjad saavad ka ikkagi näidata sellist hoogu, milleks nad on tegelikult võimelised. Tänu Vivatbeti abile jätkab homme ka täismäng. Saate kuulata jälle uusi intervjuusid ja uusi ülevaateid rallist, nii et püsige lainel. Vivatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6.